Rakvere ootas kontserdimaja aastakümneid. Lõpuks algas kauaoodatud ehitus. Vanast Pauluse kirikust pidi saama Arvo Pärdi nimeline kontserdimaja. Kui ehitus täistuuridel lahti läks, ei tulnud rõõm. Tuli kriitika. Naabrid jäid pimedusse, vale nimi, noored aeti platsilt minema ja orelit ei tulegi. Uku Aru oli juba enne avamist probleem. 25. aasta sügisel otsustasime, et kui uudised ilmuvad, me teeme neid ise. 0 eelarvet, ainult järjekindel, uudiste loomine ja levitamine. Iga samm sai looks. Ehitustanner, kohalikud tegijad saalis, esimesed helid väljakul, kollektiivid maja testimas, suur saal sai nimeks Fratres, Tõnu Kõrvits pühendas oma uue teose avakontserdil Uku Arule. Tasapisi toon muutus. Meililistid täitusid, inimesed jagasid postitusi. Avakontserdi piletid kadusid 8 minutiga. Tuli lisakontsert. Seegi müüdi välja. Meedia hakkas ise helistama. Ja siis käis plahvatus. Järgmisel nädalal avab Rakveres uksed Arvo Pärdile pühendatud Uku Aru muusikamaja. Rahvusringhääling, üleriigilised lehed, otse ülekanded. Tere hommikust! Meil on suur rõõm siit Rakverest. Majas on juba väga palju rahvast, kummardus ja selline siduv Arvo Pärdi tuntud teosega Fratres. President tõi ordenite üleandmise Uku Arusse. Nõukogude ajal oli siin spordisaal. Ja kui küsiti Tõnu Kaljuste käest, et kuidas talle siis tundub, siis ta ütles, et kui ma siin teie ees nüüd lõhki plahvatan, siis teadke, et see on puhtast kadedusest. Kuu ajaga kasvas meie Facebooki jälgijaskond pea 2-kordseks. Ekskursioonid on broneeritud kuu ette. Majast, mis seni tekitas tormiseid laineid, sai koht, kuhu kõik tahtsid tulla. Kõik see toimus eelarveta ja armastusest loodud kommunikatsiooniga. Uku Aru on avatud. Uku Aru, muusikamaja, mis võitis kogukonna südame tagasi.